Bossi võitlus. Mikrofon on väljas. Vabandan, natuke vaikust on nii palju. Mikrofon jääb välja. Sellest asjast ei tule head. Olgu. Me peame rääkima algusest. Jah, ja aeg on palju vähem. Uusi mänge on selliseid nagu näiteks Alien Blackout, mis on selline natuke õudusmäng, kus sa pead ennast tolnukast peitma ja asju tegema. Me jõudsime... Siis on... Crackdown 3. See on avatud maailmaga märulimäng, kus sa võtad maha mingit gängi. Ja selleks, et sul oleks seda, see on nagu bossid, et sul oleks seda ühte bossi lihtsam maha võtta, peaksid sa võtma maha temale kuuluvaid baase, tema regioonis asuvaid baase. Ja siis muutub ta nagu nõrgemaks. Et tema see protsent, et sa jääd ta juures ellu, kasvab. Ja asja mõte on siis see, et sa lõpuks hävitad viimase bossini ära. Nii. Ja siis... On mäng läbi. Resident Evil 2. Resident Evil 2 remake. Olgu. See ei ole nii vana, aga seal on võimalus kahe mehe tegelase vahel. Leon ja Claire. Claire on üks naine ja Leon on üks mees politseinik. Kes tulete... Jooksete ühest nakatunud linnas ringi. Nakatunud linnas? Jah, see on zombidest täis. Mingi zombiviirusest. Jah. Ja siis sa pead põhimõtteliselt, sul on hästi vähe kuule ja sulle mahub ainult 8 asja nagu inventorisse. Ja sa pead seda manageerima ja samal ajal ka see on nii palju asju, nagu sul läheb vaja kuule ja kõike seda. Ja, seda saa. Ja rohkem ei ole. Viimase aja mängitud mängud on... Mis viimase aja mängijad oled? Ma olen mänginud mänge nimega Eternium. See on selline nagu... See on sarnane sellele... Mis mäng see on? World of Warcraftile. Aha. See on tasuta. Aga sina? Coverfire. Coverfire on selline mäng, mis on sarnane mängule. Sarnane see Counter-Strike. Räägi, kuidas see käib. Et oled üks inimene püstiga. No see algus on sul üks püss, see võib pärast sa võid vahetada neid püsse, et liigud ringi maailmas, kus on seinad. Seinade taha saad ennast peita, teiselt poolt tulevad ka teise tiimi omad. Saab seinade taha peita ja siis lastakse püssidega üksteist maha. Seal kodus ärgatakse uuesti ellu. Seal kodus seal, kus algust saad ja seal ärgatakse uuesti ellu. Aga mäng ei kesta igavesti. Mängul on aeg, mille lõppedes peab olema kõige rohkem punkte. Teisest tiimist rohkem punkte peab olema sinu tiimil.
aeg on mingi umbes 10 minutit. kas see on siis ainult mitmikmäng? See on mitmikmäng, jah. Ja seal on selline koht, kus püsse testida ka, aga seal ma käinud paar korda proovinud püssi tasemed. Ma vaatasin, et selle mängu hinnang on päris kõrge. Nimelt 4,7. Jah. Mis tähendab, et see peaks olema... Siis on teise maailmasõja simulaatori mäng. Selle nimi on... World War 2 simulaator. Ühendiga 2 suurt 2 veed 2 simulaator. On nimeks. Ja seal on teise maailmasõja relvastus. On Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja Hitleri Natsi-Saksamaa. 3 tükki. Ja siis sa saad järjest relvi ja pead hävitama vastase baasi. 3 baasi. 3 majakest on. Kõik tuleb hävitada järjest. Aga et seda energiat, millest sa saad osta relvi, see raha saab ainult piiratud koguses. Seal on võimalik luua ka suvalist mappi ise. See on reaalaja strateegia. Jah, aga mitte tänapäeva, vaid teise maailmasõja aega. Jah, reaalajas strateegia. Raha on piiratud. Saad luua ise mappi. Saad luua ise lahingu, kasutades erinevaid relvastust. Sa võid panna näiteks ühele poole oma mapis panna ühele poole nii Vene relvastuse ja Saksa relvastuse samale poole ja Saksa relvastuse vastu ka neile. Või siis Ameerika Ühendriikide relvastus. 3 maad. Nõukogude Liit, Hitleri Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. 2 tükki on korraga. 2 poolt korraga. 2 maad on korraga. Neid sõdivad omavahel. Aga ise võid luua sellise lahingu, kus paned ühele poole kõikist 3 relvastust. Aga kas need kõik sõdivad omavahel? Kõik. Riigid? 2 riiki on lahingus korraga. Aga kõik võivad omavahel sõdida, jah. Sõdib ka Ameerikaga? Jah, selline lahing on ka võimalik. See oleneb sellest, kes millise poole valib. See oleneb sellest, mis riigi vastane valib. Mängija vastu võib ka mängida. Selge. Oled sa veel midagi huvitavat mänginud? Veel. Ma olen veel paar mängu mänginud. Räägi kõvemini, sind ei ole kuulda. Ma olen mänginud viimase ajal põhiliselt. Ma olen mänginud Age of Empires natukene, aga see on juba vana mäng. Midagi eriti huvitavat pole suurt olnud. Välja arvatud Backmani on mänginud. Selline mäng, kus Backmani teavad kõik. Jah, seda teavad kõik. Seda ma olen mänginud. Ja siis on Cricketit mänginud. Google Playst tasuta võtta. Ilma alla laadimiseta mäng. Nagu Backmangi. Cricketit on mänginud, löönud seal palju võimalik kaugele. Ja siis on mänginud ussimängu, mida ka kõik teavad. Ma olen mänginud Tetrist. Jah. Olen teinud päris heasid skoore. Ma ka. Päris hästi on läinud. Mis on su suurim skoor? Just hiljuti lõin oma tulemuse üle. Mingi 800 oli. Päris kõva tulemus tuli. Minu rekord on 90 000. Milles?
Tetris. bussimängus bussimängus ei saa nii kõva rekordit teha. Tetris, nojah, Tetris. Saade saab varsti läbi. Tea, mis veel? Oled sa veel midagi mänginud? Mul rohkem ei ole öelda. Aga sina?